Aga tere hommikust kõikidele uudishimulikele inimestele, kes kasutavad reede hommikut iseenda mõtete koondamiseks ja just selleks, et tegelikult saada uusi mõtteid, kogemusi. Ja me räägime täna siis enesejuhtimisest ja räägime spordist, mis on minu kaks lemmikteemad kohe julgelt ja selles mõttes, et sellepärast ma selle veebiseminari olen ka tegelikult korraldanud, kuna minu ümber on viimasel ajal väga palju sportlikke inimesi ja ma ise olen sporti tegemas ja näen inimeste selliseid tõususid ja langusi ja mõõnasid ja kõike seda poolt. Ja ma olen päris palju ka lugenud ise kogu seda enesejuhtimise poolt, kuidas üldse rohkem saavutada ja oma eesmärke kinni püüda, aga samas olla justkui sellises nagu rahu situatsioonis ja mitte nagu oma suurte ootustega iseennast sinna suurde nagu auku kukutada. Nii et sellest inspireerituna tegelikult tänane veebiseminar alguse saigi ja ma arvan, et kõige parem mõte sellel teemal üldse vestelda ja kogemusi vahetada ongi Raimoga, sest Raimo on coach ja ta on väga paljusid transportisid sellel teekonnal aidanud ja aitamas ja Raimo ise on ka tegelikult täna siis mitmeks erinevaks võistluseks treenimas, et selles mõttes kõige õigemad vestluspartnerid tuleb alati valida. Aga mul on sulle ka palve, et ole siis julge küsimusi küsima chati, oma mõtteid avaldama erinevatel teemadel, küsimustel, mis parasjagu just käimas on, sest me loosime välja Raimoga ka 2 e-kursust. Raimo enda kursusest räägib pärast ise hiljem. Mina panen loosi edukas enesejuhtimine, mis on siis selline e-kursus, kus sa saad iseseisvalt õppida erinevaid olulisi teemasid ja sinna juurde läheb ka 100 päeva fookuse iseenda bossi märkmik. Nii et mina ütlen selle kohta alati, julgetel on alati rohkem võimalusi. Nii et ole julge ja avaldama arvamusi või küsimusi. Aga ma tegelikult ei taha seda eetrit ise siin väga pikalt kinni hoida, vaid ütlengi siit juba tegelikult tervitused Raimole, kellega me jõudsime natuke mõtteid vahetada. Tere hommikust, Raimo! Tere hommikust! Ja küsisin Raimo käest esimese küsimusega, sport on juba tehtud. Ta ütles, et täna veel ei ole, sest ühel hommikul me kohtusime seal Kakumäe või Haabersti seal terviserajal, jooksurajal. Ja just mõtlesin ka, et miks inimesed on hommikuti kuidagi sellise nagu lähed metsarajale jooksma ja nii palju on tõsiste nägudega inimesi. Ma juba tegin ettepaneku siin ka Sportlandile teha kampaania, et liikudes naeratan. Et see on tegelikult hea energia ja siis ma just olin selle peale mõelnud ja ma nägin sellel hommikul 2 inimest, kellel oli selline keep smiling näol. Üks oli Raimo, teine oli üks meesterahvas. Ja ühele meesterahvale ma ütlesin ka tere ja siis tema ütles mu tere ja ta vaatas mind siukse näoga, et ilmselt mõtles terve teed, kus ma seda naist näinud olen, eks, et tekitasin talle paanikat. Aga Raimo, mina ütleks selle kohta, et ütle paar sõna iseenda tutvustuseks kohe ja tegelikult mõelda ka, et kuidas sa ise spordi juurde üldse oled jõudnud, mis sind on innustanud ja inspireerinud spordiga teadlikumalt tegelema? Jah, no eks suur osa meist, ma millegipärast arvan, on lapsepõlves sporti teinud või vähemasti proovinud seda teha ja nii ka mina ja siis ma tegin lapsena või noorena ka, tegin kergejõustikku ja siis jooksin kiiresti ja hüppasin kaugele ja tegin seda oma vanuste kohta ka üsna nagu mingisugusel tasemel või üsna hästi. Ja siis nagu ikka tuleb seal, lõpetatakse ära ja siis saabuvad 10 üle kilo ja pere, lapsed ja pangalaen ja siis mingil hetkel ilmselt saab sellest kuidagi nagu sellest inimesest, kes peeglist vastu vaatab, saab kõrini ja siis hakkadki midagi tegema, et nii see tavaliselt käib vist. Aga miks sa teed sporti täna? No see on selle asja, ma olen enda jaoks nagu väga selgeks mõelnud, et minul on nagu ma koolitaja ikka õpetab, et asjadel peab olema iva ja tähendus ja tegelikult igal asjal ei pea ja mõnikord me teeme asju lihtsalt sellepärast, et on tore. Aga spordi mõttes mina olen selle enda jaoks nagu välja mõelnud. Ma küll see ei olnud kohe alguses, aga see kasvas minu külge seda tehes, et mina teen sporti sellepärast, et olla kauem parem isa. Ja see on nagu väga konkreetne põhjus, et mul on siin kõrvaltoas ka praegu üks 7-aastane tütar ja mul on ka 2 vanemat poega ja selleks, et olla parem isa ja olla parem isa kauem, et ma jaksaks oma lastega ka midagi veel
teatud vanuses koos teha. Mhm. Lihtsakoeline motivatsioonipakett. Aga kas selle spordi tegemise taga ei ole mingi selline kerge dopamiini tagaajamise? Ja ikka ei, see käib asjaga kaasas, et kõik see võistlus ja mulle meeldib enda ümber näha reipaid inimesi, kes väristavad sääri ja enne võistlust räägivad sellest, et oi, ma pole üldse trenni teinud ja siis lähevad ja jooksevad rekordeid ja et see kõik see melu selle ümber ja see on nagu minu arust väga tore ja tore on ka vaadata, kuidas inimesed pingutavad või noh, nagu mitte ainult vaadata, vaid seda kogeda, eks ole, et see on äge ja sportlased üldse või inimesed, niisugused nagu harrastussportlased ja ka tippsportlased on väga erinevad, aga seal on väga lahedad inimesed, kes üritavad midagi teha. Et minu arust on see tore. Ma jälle mõtlen selle peale, et miks mina sporti teen, siis mina tegelikult olen jõudnud spordi juurde selles mõttes ka, et lapsepõlve kaudu, aga ma märkan, et läbi spordi tegemise ma kuidagi suudan ennast nagu oma minapilti häkkida, saada aru, kes ma siis tegelikult olen ja kus see minu potentsiaali piir on just ka. Et mina olen just hästi palju nagu läbi spordi õppinud oma aja planeerimist, iseenda juhtimist, või paremini ka eesmärkide seadmist, ehk ma ei kujuta nüüd, et sport on parim minapildi häkkimise võimalus üldse. No seda kõike sinu juttu toetab päriselt teadus, et inimesed, kes teevad harrastussporti, on paremad ajajuhtijad, et see on puhas fakt, et ja seal võime vaielda, mis on põhjus, mis on tagajärg, aga kipub olema sedapidi, et minu esimene soovitus on inimestele, kes ei jõua oma asjadega hakkama saada, on see, et hakka käima regulaarselt trennis, et mis on natukene selline, ei ole tavapärane arusaam võib-olla sellest, et ikka tahetakse kalendrist ja kui kiiresti ma e-mailidega saaks tegutseda, aga see kõik on nii, kuidas selle kohta öeldakse, niti-griti, et hakka regulaarselt trennis käima ja vaata, su aja planeerimine paraneb hüppeliselt. Aga siiski ma näen täna tõesti iseenda ümberringi, ma arvan, sina ka väga palju selliseid sportlikke inimesi ja samas mul tekib tohutu selline nagu tahega rohkem inimesi kuidagi spordirajale nagu innustada. Aga mis sa arvad, miks täna nagu on mingi hulk inimesi, kes ei tee sporti, kes ei liigu väga, sest et kui siin mõelda nüüd selle Nike asutaja peale, kes ütleb, et sportlane on juba see, kes tegelikult, kellel on keha, et me ei räägi siin tippspordist, vaid me räägin sellisest regulaarsest liikumisest, kõnnikoosolekud, lihtsalt mõtete mahalaadimise kohta. Miks inimesed spordi, mis sa arvad? Ega see vastus liiga keeruline pole, inimesed pole harjunud seda tegema. See on, ega me võime siin rääkida igasuguseid jutte ja mõelda ennast igasuguseks, aga inimesed üldiselt on ikka harjumuste orjad, või keskkonna orjad, et me oleme ehitanud sellise keskkonna, et seal ei sisaldu sporti ja me pole harjunud seda tegema, et ega jah, et ma arvan, et küsimus ei ole põhimõtteline või siis see põhimõte on välja mõeldud selleks, et kinnistada või õigustada ennast, et mina ei tee sport, mina ei ole selline. Aga ma ei näe ka sellest nagu mingisugust tohutut traagikat, et ma kardan, või ma usun, et on ikkagi väga palju inimesi, kes lihtsalt ei teadvusta, et nad teevad sporti, käivad kõndimas, aga nad ei pea ennast sportlasteks. Ja minu arust on see jumala fine, et pidagu kelleks tahes, aga liikumine on A ja O, et see asi käib asja juurde, selle korraliku ja mõistliku ka tööelu juurde, et kui sa ei jaksa ikkagi ilma hingeldamata 3. korrusele minna, siis sul on väga raske ka nagu olla vaimselt kohal ja teha ka tööl nagu head tulemust. Nii et, aga ma arvan jah, et suur osa lihtsalt ei teadvusta endale, et tegelikult nad on juba sportlased, et juba liiguvad. Et ma ei näe seda üldse traagilisena, pluss igasugused nagu rahvaspordi numbrid ja osalejate arvud ja need ma arvan, see aasta löövad rekordeid, et ma väga ei muretseks. Muidugi meil on Skandinaavia maadele ja tasemeteni on minna veel ikkagi umbes 1,5–2 korda, aga me oleme teel. Raimo, mis sa ise oled õppinud läbi sportimise või milliseid aspekte sa iseenda nagu tugevuste või nõrkuste juures kuidagi oled avastanud või mis on muutunud läbi spordi just sinu isiksuse arengu aspektis mõeldes? No eks ma olen ära kogenud kõik need asjad, mida koolitaja on jube lihtne rääkida ja tegelikkuses jube keeruline teha. Kõik see
kõik see nii-öelda tulemuste külge fiksimine ja hakkad sporti tegema, siis mingil hetkel niisuguse harrastussportlase nagu käia natuke võistlemas ka, siis tekib juba tunne, et no nüüd peaks tulemust tegema ja siis mõtled välja mingi tulemuse ja siis fikseerid ennast sinna külge ja vaatad konkurente ja kõik ja nii edasi. Ja siis see tulemus ei tule ja siis frustreerud ja kõik need muud asjad on väga-väga üle elatud, et see võtab natukene niisugust kogemust ja aega ja võib-olla veidi ka teadlikku tegemist selleks, et sa saaksid ikkagi nagu minna seda oma asja tegema sinna ja siis tuleb tulemus, et kõik see enesekindlus ja usk endasse ja kõik need etapid on mul läbi kogetud, et hetkel ma proovin lihtsalt nautida võistlustel olemist ja mind liiga palju see tulemus nagu pärast nii palju huvitab, et ma vaatan, mis ta oli ja kas ma nüüd läksin paremaks või kehvemaks. Aga nagu tohutut võrdlemist ma enam ei tee. Vanasti ma vaatasin ikkagi nagu väga pingsalt, et mitu sekundit ja kellele ma kaotsin ja keda võitsin ja see tekitas frustratsiooni, ja võttis isu maha natuke sportimiseks, et see ei ole mõttekas tegevus. Ja. Mul on üks samasugune situatsioon. Ma käisin ühe seltskonnaga Itaalias Livignos detsembris suusalaagris koos. Ja loomulikult kõik teenisid siis maratoniks, Tartu maratoniks ja Barcelona maratoniks. Ja kui ma seda ühte härrasmeest siis Tartu maratoni finišis nägin, ta lõpetas enne mind tund aega ja ta oli täiesti püha viha täis. Esiteks ta ei olnud arvestanud, et tal läheb kepp katki. Teiseks oli ta seekordne Tartu maratoni ilm täiesti põrgust sõna otseses mõttes. Ja ma nägin ta hiljuti nädal aega tagasi ja ta ei ole veel oma sellest tagasilöögist välja saanud, et ta lubas panna spordi ainult nagu rahvaspordi tasemele ja üldse mitte enam väga teadlikult trenni teha. Et kuidas sellest tegelikult ehk et sa paned paika endale mingisuguse eesmärgi, väga kõrged ootused. Kuidas sellest lõksu või sellesse nagu auku mitte tegelikult siis langeda? Mida ta valesti tegi, et see pettumus on nii mega suur, et ta tegelikult ei saa veel sellest siiamaani välja? Ei no, eks ta genereerib. Nii, ma vahepeal panid mind kinni. Anna andeks, aga et see tagasilöögi genereerimine käib meil üsna lihtsalt. Me alustame sellega enne võistlust. Me fikseerime ennast, mõtleme välja selle ootuse, aga inimene on siuke, me kõik oleme, kuidas siis öelda, totakalt optimistlikud, eks ole. Ootus pannakse alati natuke ülespoole, kui tõenäoliselt tuleb see reaalsus, eks ole. Ja enamikel juhtudes on nagu tippspordis on 99% on sul tagasilöögid. Ja harrastussportlastena me käitume samamoodi. Ja siis tuleb see nii-öelda pettumus, see vahe tuleb sinna ja see genereerib sellist nagu pettumust, eks ole. Kui me hästi kõvasti võtame kinni, et ma pean selle asja tegema, siis praktiliselt on 100% kindel tagasilöök. Ja selle asemel siis, mida siis teha, on keskenduda nagu tegevusele, mida ma sinna tegema lähen. Marcialongale või maratonile, eks ole, mis ma sinna tegema lähen, mis on see liigutus, mida ma teen. Mingisugune tunne ja siis on veel peenemaks, et jagada see etappideks ja mõelda seal sees, eks ole. Sinnamaani teen seda, sinnamaani teen seda. Me siin, Signe, sina ka, eks ole, harrastame siin triatloni mõõdukal määral ja seal, kui me poolikut lähme tegema, see on umbes 5 tundi või 6 tundi, olenevalt kuidas, eks. Siis see on päris pikk maa ja tegelikult peaks mõtlema, et mida ma ujumises teen, mida ma ujumise või esimeses pooles teen, teises pooles, mida ma teen rattasõidul, kuni kolverandmaad sõidan nii või mis iganes see plaan on. Aga just tegevusele keskendumine on see. Ja tulemus tuleb siis, mis ta iganes tuleb, eks ole. Ja see on nagu minu teada ainus viis, kuidas seda tagasilööki nagu vältida, sest tegevus on kontrolli all. Et me saame nagu, ma ei tea, sõidan selliste vattidega rattas, kui on vattmeeter või et need asjad on nagu rohkem kontrolli all kui tulemus, eks ole. Ja mis tähendab ka, et väiksem on tõenäosus, et ma pettun või saan selle nii-öelda tagasilöögi. Ehk siis nagu ka kõige lihtsamal moel, et lähed, homme on näiteks Rapla jooks, ma olen sinna jooksma, siis mõtlen välja lihtsalt, mida ma sinna tegema lähen. Ma ei mõtle mingisugusele ajale. Ma homme ei hakka ka mingisugust rekordit jooksma, eks ole, ja ei proovigi teha. Ma lähen sinna teatud asja tegema. Ja vaatan, mis see number sinna takka tuleb.
vahet pole, mis ta tuleb. Et mul on oma tegevus, mida ma ära teen. Ja see võib olla natuke konkurentidega seotud, tippspordis on siin, et ma ei tea, hoian kinni, ei lase kellestki mööda või et võidan kõik kahevõitlused või proovin võita kahevõitlused, aga mitte see number, koht või tulemus ei ole see, mida ma tegema lähen. Nii et see on võib-olla siuke kõige lihtsakohalisem või lihtsam asi, kuidas endale mitte tagasilööki genereerida. Aga eks tema läks ka number 1 sõpradega võistlema nii-öelda, läks paremat aega tegema kui eelmisel aastal. Neid eesmärke oli väga palju, ma kui tagantjärgi mõtlen ise ka, et ma olen tegelikult olnud väga selline nagu kõrgete eesmärkide seada, väga kõrgeid ootusi pannud endale ja ma olen sealt tulnud nagu kolinal nagu alla ja siis ennast viinud oma kõrgete ootustega tegelikult sinna madal seisu nii-öelda ja see pole absoluutselt toetanud ja ma lihtsalt mõtlen, et minu viimane kogemus on eelmisest laupäevast, kui ma käisin ka jooksmas Harkujärve jooksu ja mu põhimõte, mille ma paika panin seal stardis olles, oli see, et ma pingutan. Ma proovin pingutada nii palju, et ma jaksan. See on väga hea, see on väga okei. Ma käisin ka muuseas Harkujärve jooksul ja minu eesmärk oli seal ma proovin natuke teistmoodi joosta, natuke tihedama kadentsiga ja see oli minu eesmärk ja ma sain sellega hakkama ja tuli täitsa okei aeg ja ma olen väga rahul, et ei läinud kindlasti, ei tohi minna seda aega jooksma või mingisugust nagu tulemuse peale, ja mis see loogika on see, et kui sa teed mingi plaani, lähed, ma ei tea, sina läksid pingutama, kui sa pärast saad öelda, et skaalal 1-10 täiega pingutasin, eks ole, või 9 või 10 vähemasti, siis sa oledki ära teinud selle eesmärgi, mida sa panid, mis tähendab, et läbi selle kasvab see nii-öelda usk endasse. See on see kõige lihtsam viis eneseusu tekitamiseks, et teed tegevusplaani, teed plaani ära tehtud. Ja ongi usk endasse, et nii see käib. Ja, aga mina olen ka sellesse etappi jõudnud läbi erinevate ämbrite kolistamiste ja kõrgete ootuste seadmiste nii-öelda ja läbi erinevate kirjanduste lugemiste nii-öelda, et see on ehk et kas sa tahad öelda, et tegelikult täna sina siis näiteks sa treenid ka triatloniks 7. augusti tähtsaks võistluseks ehk sa oled pannud selle teekonna paika nii-öelda selliste nagu tegevusmõõdikuteks põhimõtteliselt? Ei, ma selleks soojaks ma olen jõudnud sinnamaani, et ma ei ole triatlonist, et ma olen kestvussportlane. Et ma ikkagi teen erinevaid etappe, mul on hooaja sees nagu proovin mitu piiki teha, et mitmes erinevas asjas, sügisel joosta ja nii edasi, et ma nüüd nagu terve aasta läbi ei ela selle ühe võistluse nimel, see oleks liiga palju mune ühes korvis ja pettumuse tõenäosus on liiga suur. Et hetkel ma proovin hoopis muud, homme lähen jooksen Raplas ja siis järgmist nädalast hakkavad lühemad triatlonid ja ühesõnaga ma sõidan veel TT ratast ja ühesõnaga seal on neid võistluseid ja asju on palju. Nii on lihtsam elada, et kui ainult ühe asja külge kinnistada, et see on ka läbitud. Miks sa triatloni oled iseenda jaoks avasid, mis sind köidab selle triatloni juures? Mind köidab mitmekesisus ja see, kuidas sinna jõudsin, see asi on ikkagi üsna lihtne, et kui kunagi ma hakkasin uuesti sporti tegema, siis mul sõber kutsus mind ujuma, siis me hakkasime ujumas käima, mingi paar korda nädalas. Siis ma vaatasin, et püsin vee peal ja ujun basseini pikkuse või paar ära ja siis mõtlesin, et jooksnud olen ma lapsepõlves küll, mis see siis ära pole ja kuule rattasõit on maailma kõige lihtsam asi. Ostsin ratta ja siis ütlesin, et ma olen triatlonist. Ja siis esimene võistlus oli Saku seal trapiteel ja siis seal äkki ma päris viimaseks ei jäänud, aga äkki peale mind oli veel üks vanem naisterahvas, aga kindel ka ei ole, sest ma panin ujudes kohe minema ja siis ühe otsa ujusin, olin väga tubli ja siis edasi oli ainult allakäik. Kogu see ratas ja jooks ja aga ühesõnaga see on üsna selline juhuslik, aga mis selle juures nagu köidab, et seda ma väga-väga soovitan seda teha ja ma soovitan seda teha isegi selle asemel, kui teha ühte ala. Ja see põhjus on hästi lihtne, eriti arvastussportlasel. Põhjus on hästi pragmaatiliselt lihtne, et seal on vigastuste oht kõige väiksem. Kui sa teed ainult ühte ala, näiteks tegeled ainult jooksmisega, siis tõenäosus on kohe hüppeliselt ja kordades suurem, et varem või hiljem sul midagi, kas põlved või ahilka või mingisugused asjad annavad järgi.
et kui sa nagu intensiivselt, ma ei tea, 4-5 korda nädalast pead jalgadel jooksma, eks ole. Aga see triatlonis on see mitmekesisus nii suur, ujumises ennast vigastada peab ikkagi nagu sellel tasemel peab ikkagi oskust olema, et ennast kuidagi vigastada seal, et rattas võid kukkuda, eks ole, ja jooksus on see tõenäosus võib-olla kõige suurem, aga ühesõnaga see tasakaalustavad, need alad tasakaalustavad väga hästi üksteist. Ja mina ütleks ka, et triatlonist hakkas mind kõnetama selle poolest, et kuidas teha nagu 3 ala korraga. Ehk et me elus peame ju kogu aeg, sul on üks projekt, teine projekt, 3. projekt ja siis veel mingisugune päris elu ka on ju. Et kuidas selle kõigega hakkama saad ja minul on täna küll see, et ma teen pühapäeva õhtul oma päeva või nädala kava, siis spordikava on number 1, mis ma sinna kirja panen praegu ja siis tulevad muud tegemised, kohtumised, nii et see mõte. Aga räägime korraks mõttemustritest. Mul on nii hästi meeles, kui ma käisin Hispaanias esimest korda triatlonilaagris ja panin jalga esimest korda seal olles rattakingad ja hakkasin üldse maanteeratast sõitma. Ja meie viimane treeningpäev oli siis, eesmärk oli sõita 100 kilomeetrit. Ja kui meie treener Aleksander ütles, et on 100 kilomeetrit, siis ma põhimõtteliselt, ma arvan, mu silmad läksid umbes nii suureks. Ja ma küll välja ei näitanud, aga mu sees... Sul olid prillid ees tõenäoliselt. Väikse prillid. Ja mu sees käis mingisugune selline mõte, et 100 kilomeetrit ma elu sees ei jaksa sõita. Appikene. Ja siis ma tükk aega ootsenud, et kuna mina olin alustanud rattakingadega sõitmist ja üldse maanteerattaga, et äkki treener ütleb mulle, et Signe, sa saad teha lühemat distantsi. Ja siis ma tükk aega seisin, et kuidas ma sellega hakkama saan. Siis mõtlesin, et okei, Signe, aga kui sa proovid üldse minema hakata ja siis hakata kauplema iseendaga. Ja ma sain aru tegelikult tõesti, et nii elus suurte projektidega või mingite tegemistega tehes ja spordilajal eesmärkidega tegutseda, et inimestel on hirmul on mega suured silmad. Ja tegelikult 100 kilomeetrit pakkus nii ägedat naudingut, avastamisrõõmu. Jah, see oli raske ka, sellel pingutus ka, aga ma sain taaskord kinnitust, me ise mõtleme oma hirmud 10 korda suuremaks ja sellepärast me ei võta ka elus eesmärke, sellised julgemaid pakkumisi ja väljakutseid vastu. Kuidas seda mõttemustrit siis, või mis on see selline toetav mõttemuster spordis, elus, millega võiks arvestada? Ma võib-olla 2 asja, et kõigepealt räägin ära, et miks see nii on, et see mõttena tuleb või mõttest tuleks väga-väga konkreetselt lahku lüüa 2 asja. Üks on tegema hakkamine ja teine on tegemine. Ja miks, kui neid lahku ei lööda, siis tegeletakse hästi palju siukse iseenda või siis ka teiste veenmisega ja puhevile ajamisega, et seda kutsutakse peenelt motiveerimiseks või. Ja sellega ületatakse seda hirmu või proovitakse seda hirmu ületada. Ja see on suhteliselt lootusetu üritus kaunis sageli, sest see alalhoiu instinkt või see spordipsühholoogus öeldakse ahviaju, eks ole, on nii tugev, et hirmul ongi suured silmad, eks ole, me peame jubedalt puhevile ajama ennast, et pihta hakata, eks ole. Ja isegi kui me seda suudame, siis see risk on lihtsalt kohe väga suur, et me anname kergemalt alla. See on ka täitsa tõestatud spordipsühholoogias. Nii et see tegema hakkamine on täiesti omaette tükk. Ja sellega neuroteadus ütleb, et sellega on seotud siuke tore asi nagu motivatsioonimolekul nimega dopamiin. Ja et ei ole mõistlik ennast proovida tohutult motiveerida, et oi, ma tean, et see tegevus on väga tore ja mulle tegelikult õudselt meeldib seda teha ja nii edasi, eks ole. Et see ei ole üldse mõistlik viis, et kui sa seda tegevust teed juba, isegi kui see tegevus ei ole vahet, kas ta meeldib või ei meeldi, kui see nii-öelda tõmbab endasse, eks ole, siis sa oled selle sees ja siis sa juba teed, eks ole, see ei ole probleem. Küsimus on sellistel puhkudel alati, kuidas liikuma saada. Kuidas saada liikuma? Ja liikuma saab palju lihtsamalt niimoodi, et mitte proovida hakata oma peas lähen, ei lähe. No mine ikka, see tegevus on nii tore. Ei lähe, no las ta olla tore, aga ei, 100 kilomeetrit on ikka pikk maa. Ühesõnaga, see ei vii kuhugi, eks ole. Ehk siis mõte on selles, et mitte, kuidas hästi lihtsalt öelda on, et vähem mõelda, rohkem teha on mitte proovida ennast motiveerida, vaid panna kingad jalga ja minna. Rattakingad.
Et mitte proovida, öelda, nagu mõte on selles, et juhtida oma tähelepanu mujale kui mõttele sellest, et 100 kilomeetrit ja oi kui pikk ja ma pean motiveerima ennast või kedagi teist, vaid keskenduda sellele, et ma teen nii, nüüd panen riidesse, nüüd panen kingad jalga, istun ratta selga, sõidame. Ja siis sa oled selle tegevuse sees, ehk selle asja nimi on alanda künnist või alanda seda tegema hakkamise künnist. Rahulikuma meelega, kindlama meelega, lihtsalt hakka keskendu sellele, mida sa teed. Ja kui sa juba teed, siis see tegevus, ma ütlen, võtab ennast kaasa ja siis see tõenäoliselt meeldib sulle ja kõike muud. Aga selline nagu tohutu võitlus ja motiveerimine, et ma täna ei saa minna, ma pole motiveeritud, et see on nii, vabandust, see tundub nagu väga veider asi, minu pea seda nagu, ma proovin mitte niimoodi elada, et liikuma paneb ikkagi vajadus, mitte motivatsioon ja proovime rahulikult hakata tegema, keskenduda tegevusele ja hakata tegema, et mida rohkem mõelda 100 kilomeetrile ja muule, mis sind kõik ees ootab, seda hirmsam see asi tundub. Pole pointi mõelda sellele. Ja nii tegelikult on ka teiste eesmärkidega elus. Absoluutselt. Tõsi on see, et kui sa paned neid eesmärke, või mina ütleks nende kohta siht või selliseid suuremaid asju, et kui tõesti esimest korda minna seda täispikka või poolpikka triatloni või spordi kontekstis või maratoni või poolmaratoni või ujuda üle väikse väina või mis iganes kellelgi meeldib teha, et siis sellise sihi, et selline on minu arust tore siht, mis natukene tekitab sellist õõva või et natuke peab ikka hirmus ka olema, et kas ma ikka saan. Spordipsühholoogia ütleb, et hea siht või eesmärk on siuke 78% tõenäosust, et sa teed ära. See kõik on tunnetuslik, eks ole. Et kui see oleks 100%, siis ta on igav. Kui see oleks 50%, siis on see element liiga suur, et ära süüa. Natuke peab hirmus olema, aga kohe pärast seda tuleb mõelda sellele, et kuidas ma sinna, ma ei tea, siis saan, kuidas ma selle triatloni ära teen, mis see tegevus on. Tegevus on see, et ma pean tõenäoliselt 4-5 korda nädalas trennis käima, panen trennid kalendrisse, ühesõnaga see on väga pragmaatiline ja tehniline lahendus. Ja keskenduda kirglik peaks olema nende tegevuste suhtes, mitte eesmärgi suhtes. Ehk et ikkagi protsess tuleb teha nagu mõnusaks, nauditavaks, iseendaga läbi rääkida mõnusalt. Ei mingit mõnu, ma selles ei ole ka. Ei, jälle, ei ole meeldib, ei meeldi. See protsess lihtsalt on. Ta nagu proovida, seda vist kutsutakse neutraalne mõtteviis, ei ole positiivne, negatiivne, vaid panin eesmärgi, siis järelikult on tekkinud mingi vajadus seda ära teha, järelikult ma pean need asjad ära tegema. Ja teen seda rahuliku meelega, aga ma ei otsi sellest nagu mingit naudingut, sest see, olgem ausad, 4-5 korda nädalas, ma ei tea sportlast, kes absoluutselt iga trenni naudiks, et see on tohutu nautimine. Sest kui sa selle peale lähed, siis mis siis saab trennidega, mida sa ei naudi, sest neid päevi on ka ja mitte vähe. Ja just tahtsin tulla selle juurde, et ma ikka vahel ise kuulen ka, et Signe, sul peab, et sul on tahtejõud on nagu nii suur, et ei, tegelikult ega see tahtejõud ikkagi nagu on olemas, aga vahel tuleb neid selliseid nagu madala energia päevas, kus sa nagu tükk aega vaatad neid tossusid seal koridoris. Mul on nii hästi meeldib situatsioon, kus ma pistsin pea nagu siin hilissügisel auksest välja, ütlesin korral, et mine õue, ta tegi ninaga niimoodi natuke nuusutas ja keeras otsa ümber, sest tõesti tuli mingisugust plöga alla. Ja siis ma istusin seal koridoris niimoodi pingi peal, mõtlesin, kas minna jooksma või mitte minna jooksma. Siis ma mõtlesin, kas mul on mõni vabandus, et miks ma ei peaks minema. Siis vaatasin, et kõik on korras, kõik on olemas lihtsalt. Ja see oligi, et ma läksin lihtsalt nagu tahtejõu pealt ja tegelikult see töötas ülihästi, see oli mõnus, ma olin päev otsa istunud põhimõtteliselt Zoom'is teid mingeid koolitusi ja mõtle, kui ma nüüd olen päev otsa Zoom'is olnud ja lähen õhtul veel kuskile televiisori ette või mida iganes tegema. See on nagu laastav tegevus iseenda jaoks. Ja ma tegin mingi 45 minutit seal kerges sukses lörtsis ja lumes seda sörkjooksu. Ülimõnus oli, ülitänulik olin iseendale. Ja siis on meil see põhimõte ka, et kui ma lähen jooksma, siis ma vahel hakkan nagu justkui kauplema, et ma täna teen lühema ringi, sest ma natuke olen rohkem väsinud. Ja siis on see märk, et ma juba hakkan kauplema, et see on natuke nagu iseenda kauplemine, et ma kauplen laiskusega tegelikult. Kui selle mõtte ära taban, siis ma teen alati pigem isegi nagu veel nagu rohkem peale, et ei kauplesin iseendaga, tulid juba rajale. Et kuidas siit see mõttemuster jookseb välja?
no see mõttemuster on see, et väga tubli ja siis ainuke häda, et kui sa iga kord niimoodi teeks, siis see on jube kurnav, ma arvan. Et 1-2 korda hästi, noh, siin mul tekkis mitu mõtet, et esiteks on see, et kui väljas sajab lörtsi ja jube niru ilm ja pead sinna minema ja siis noh, mina ikkagi ütleks, et iga kord ikka ei pea ka. Muidugi ei pea, Ja see on absoluutselt. jumala okei. Ühe trenni ärajäämisest ei juhtu mitte midagi. Mitte midagi. Või siis teine asi, mis mina olen soovitanud ja proovin enda puhul teha, et kui ikka nagu ei ole praktiliselt võimalik, noh, kui sa lähed lihtsalt sörkima, okei, siis on nagu lähene, ei lähe. Aga kui sa pead minema välja sinna mingisuguseid, ma ei tea, lõike jooksma või midagi tegema, mis nõuab nagu kvaliteeti ka. Aga see tehniline keskkond lihtsalt ei võimalda sul seda, eks ole. Siis ära mine, aga tee midagi selle asemel. Ütle, et ma teen okei, 15 minutit kodus tüket. Et midagi nagu tee, siis sa ei tunne ennast süüdi, eks ole, nii palju vähemasti. Aga sa ei pea, noh, see ei ole, et natuke tuleb nagu kaastundlik ka enda vastu olla. Ja selle tahtejõu kohta ma mõtlesin, et see on üks asi, millest mina proovin vähemasti nagu eemale minna või noh, tahtejõud ei ole mingisugune tohutu, ma ei tea, mõnel on ja mõnel ei ole. Et see ei ole absoluutselt, see tahtejõud on tegelikult selektiivne nähtus. Ta teatud asjade suhtes on meil, ta ei ole inimesel üleüldiselt. Ja teatud asjade suhtes meil ei ole seda. Aga see kehtib absoluutselt kõigi kohta. Eks ole, no ka laste kohta öeldakse, et tahtejõudu neil pole, aga miks nad siis passivad 3 tundi arvutimängude juures? Noh, see nõuab ka mingisugust ikkagi tahtejõudu, eks ole, et selle ja tahtejõu peale nagu lootma mina ei jääks, et see ei ole asi, mis nagu pikaajaliselt väga, et tahtejõud on jah, selektiivne ja selline ajutine nähtus, et ja peale selle vist öeldakse, et ta on nagu lõplik ressurss, et ühe korra saab otsa ka. Ehkki teistpidi ma lugesin hiljuti üht toredat uuringut, mis ütles, et tahtejõud saab nendel otsa, kes usuvad, et neil tahtejõud saab otsa. Et see on nagu mingi siuke eriti keeruline mind game. Aga räägime pingutusest. Kui ma mõtlen selle peale, et tegelikult elus on vaja kogu aeg natuke justkui nagu pingutada, natuke ennast tuleb elus keerulisi situatsioone ette. Ja spordis on täpselt samamoodi, et me treenime selleks, et vaja natuke rohkem pingutada. Et kuidas, ja ma ise vaatan ka, et kui ma teen mingisuguseid nagu jooksu või lõigutrenne mingi hetk, siis ma ikka mõtlen, et oi, see on nagu nii ebamugav ja hakkad natuke kauplema. Ma jooksen tegelikult seekord selle puuni, järgmine kord jooksen pikemalt. Et kuidas seda pingutamist, number 1 küsimus, miks on pingutamine üldse oluline? Me räägime nagu elu eesmärkidest ka nii-öelda. Teine aspekt on, kuidas seda pingutamist iseenda jaoks meeldivaks teha? Miks ta on oluline? Noh, üldiselt, ma ei tea, see on kergelt filosoofia, aga kipub olema niimoodi, et kui me midagi tahame, noh, on võimalik nagu mitut moodi elada. On võimalik elada niimoodi nagu voos, et elu viib sind kaasa, eks ole. Et elu pakub sulle valikud ja siis noh, tegelikult ei paku valikuid, ta võtab lihtsalt su kaasa, eks ole. Ja siis me liigume ka kuhugi. Aga noh, küsimus on kuhu, eks ole, ja kas see on koht, kuhu me tahame liikuda. Ehk siis mängu tuleb versioon 2, et kui sa tahad nagu natuke teise kohta liikuda või tahad nagu natuke ise kontrollida paremini seda asja, siis sa pead hakkama mingis mõttes vastu seda keskkonda või vastu elu töötama. Ja see on see, mida see pingutus tegelikult tähendab. See on kas vaimne pingutus või füüsiline pingutus, mõnikord või enamasti on see mõlemat, eks ole. Sa pead midagi tõusma püsti minema kas või kõrval tuppa, eks ole. Nii et see mingisugune pingutus selleks, et sa liiguksid natuke rohkem sinna suunas, kuhu sa tahad või et see keskkond oleks rohkem selline, nagu sa tahad, on nagu see käib kuidagi asja juurde. Aga selle pingutusega on natukene niimoodi ka, et pingutada kogu aja ei ole mõistlik ja noh, mina olen, ma ei saa öelda, et väikest viisi mures, aga probleem on ka selles, et ei tohi nagu, kuidas ma ütlen, no ühesõnaga lääne ühiskonnas meil on hästi tugevalt Eestis eriti, on selline surve, et sa pead saavutama midagi kogu aeg. Saavutusvajadus on nagu peetakse kõige olulisemaks vajaduseks. Ja et kogu aeg pead liikuma, kogu aeg pead pingutama ja kui sa ei pinguta, siis oled ikka luuser ja
see on lihtne vastus küsimusele, kuidas sul läheb, on meil alati kiire, eks ole, või enamikel meist, eks ole. Ja see peegeldab seda mõtteviisi, et kiire inimene on tähtis, eks ole, ta liigub kogu aeg, tegutseb, saavutab, õudne, see mõtteviis on õudne. See on kõige kiirem tee otse raudtee depressiooni ravimiteni, nii et see pingutamisega tuleb doseerida mõistlikult ja teine asi, et iga pingutuse juurde peab käima ka puhkus. Ja nüüd, kuidas see pingutus nagu nauditavaks teha, see on üks väga keeruline küsimus, et kui me räägime spordist, siis kui lähed maratoni jooksma, ega see mingisugune nauding ju, teatud piirini on nauding, et sa naudid, et nüüd jooksen ja mingist kilomeetrist on see nagu naudingust väga kaugel, eks ole. Aga see nauding käib mingisugusel teisel tasemel, see nauding käib umbes siuksel tasemel, et natuke vaatad ennast kõrvalt ja veidi imestad, et kas tõesti, Raimo, sa oled sina siin 35. kilomeetril, et näed küll üsna niru välja, aga näed ikkagi maratoni ja jooksed lõpuni, et kuidagi selle enda kõrvalt vaatamisega tekib see nauding või enda kõrvalt nagu mõtestamisega. Et ta sellel hetkel ei ole kindlasti mingisugune nagu otsene nauding, et spordis ikkagi pingutatakse aga seda naudingut pigem mina sõnastaks selle ümber, et kui sa lähed spordis midagi tegema ja jällegi tagasi tulles selle tegevuse juurde ja kui sa teed ära selle, mida sa oled nagu plaaninud teha, siis sellest tekib see nii-öelda rahulolu, sellest tekib see motivatsioon, eks ole. Ja siis on see, ma ei tea, nimetagem siis seda võib-olla selleks naudinguks. Okei. Ja selles mõttes see pingutus on alati tore, et kui sa selle oled ära teinud, ükskõik kas siis nagu elus oma eesmärkidega või spordis, siis tegelikult on see nagu mega äge tunne, et sa nagu suutsid korraks oma seda nagu potentsiaali natuke nagu nihutada ja ennast proovile panna. Et see on jah nagu mõttekoht ja mulle väga meeldis see mõte ka, et kui sa nagu ei pinguta, siis elu viib sind täpselt nii-öelda nagu kuhu elu siis viib, on ju. Aga see mõttega, et kuidas ise natuke teadlikumalt pingutada, suunata ja leida oma need visioonid ja tegevused juurde, et mina olen ka väga selle mõttega ja mulle väga meeldib see mõttega, et ikkagi, et inimesed, kellel on kas pisikesed eesmärgid, on sellised nagu südikamad, sisukamad ja nendega on palju põnevam midagi rääkida ja see pingutus käib sinna asja juurde, nii et ma ise olen väga suur eesmärkide fänn, aga selle koha pealt, et tasakaalukalt, tarmukalt, mitte nii-öelda nagu suuri ootusi ja vot siis, kui ühel päeval ma saan selle kätte, selle saavutuse või eesmärgi, küll ma siis olen õnnelik, et seda õnne olen, seda tajumist ja sellist nagu flows kulgemist oleme õppinud ka läbi muidugi ämberite absoluutselt. No siis eks me kõik liigume suures plaanis sama radasid, samu radu. Aga siis räägime sellest arengust ja segadusest, et mulle tundub, et need on kaks sellised märksõna, mis käivad ka käsikäes nii klassikalises elus muude eesmärkide kui ka selle spordi eesmärkidega, et kuidas märgata, sa muidu teed trenni, jooksed ja vaatad oma kella, kuidas see aeg läheb, et kuidas seda nagu üldjuhul ma olen märganud, et alati tekib mingisugusel etapil mingisuguse seoses eesmärgi või tegevusega mingi segadus sul kohe, et sa nagu ei oska või ei saa. Et kuidas seda arengut sellel juhul ka siis märgata seal juures? Kas nad on omavahel üldse seotud kuidagi? Kuidas sina näed seda asja? Issand, nüüd sa pead selgitama, mis sa mõtled segaduse all? No näiteks see, et sa asud teekonnale oma klassikalise mingisuguse tööalase eesmärgiga ja sul tekib segadus, sa ei tea, kas minna paremale või vasakule või kuidas seda teha on ja sul on peas nagu pea hakkab põhimõtteliselt purskama, et sul on nagu nii palju erinevaid mõtteid, et kuidas seda üldse teha on. Ja mina olen märkanud, et see on alati seotud sellega, et tegelikult on tekkinud mingisuguses etapis või mingisuguse tegevuse nagu arenguetapp on. Kas areng ja segadus on omavahel seotud? Areng ja segadus on see on väga huvitav, ma ei ole selle kunagi niimoodi mõelnud, aga kui seda püstitad, siis minu arust on nad küll seotud. Segadus tähendab seda, et sa ei ole teinud valikut. Eks sul on nagu, kas sul on väga palju valikuid või sa pole üldse mõelnudki, et sul on ühesõnaga sa ei tea, mis teed pidi sa edasi lähed ja kui võtta seda pidi, et meie natuke võib-olla läheb kaugele, aga see on seotud võib-olla sellega, et meie aju, see, millega me siin omavahel vestleme ja mõtleme ja kõik muud, eks ole, aju põhifunktsioon ei ole mõtlemine tegelikult, aju põhifunktsioon ei ole ka meie siin suhtleme, eks ole, ei ole kaugeltki suhtlemine, rääkimise, sõnade moodustamine, piltide ettekujutamine.
et aju põhifunktsioon on ennustamine ja aju on meil tekkinud fundamentaalselt sellepärast, et ajul on vaja ennustada tulevikku. Ehk siis hästi lihtsalt öeldes see aju niisugune tekkemehhanism on midagi sellist, et amööbidel ei ole seda, aga kui me juba ronisime siia maapinnale või tegelikult vees, nendel on ka tegelastel, eks. Ja siis tekkisid hästi suures plaanis kahte tüüpi elukad, ühed need, keda söödi ja teised need, kes sõid teisi. Ja siis ühtedel tekkis aju sellepärast, et aru saada ja ennustada, kust see röövel tuleb, ja teistel sellepärast, et näha, kus see tegelane on, kelle ma pean ära sööma. Et hästi lihtne selgitus. Ja aju põhifunktsioon on ennustamine. Ja kui me nüüd, ja seda me teeme iga millisekund, ka praegu, eks ole, ja proovime ette aimata ja kehv enesetunne tähendab seda, et aju ennustab, et nüüd läheb raskeks ja siis verre lähevad teatud kortisool ja muud toredad ained. Ja siis selle tagajärg on tunne, millele me paneme nime, siis ma ei tea, üksindus, kurbus, frustratsioon või mis iganes. Ja nüüd, kui juhtub niimoodi, et me väga hästi ei suuda tulevikku ette näha, ka niimoodi teadlikult või alateadlikult, siis selle asja nimi võib-olla ongi segadus, eks ole. Me ei tea, mis see teekond on, eks ole, kuhu me lähme. Ja igasugune motivatsioon on seotud selgusega, eks ole, isegi kui on halb asi ees, muuseas spordipsühholoogias öeldakse, et kui läheb raskeks, siis peab ütlema, et läheb raskeks. Raskus ei tohi tulla üllatusena, muidu me anname kergemini alla. Et siis igasugune selline selgus, ennustatavus aitab kaasa, tõstab motti ja kui seda ei ole, seda selgust, siis ongi segadus ja meil läheb nii-öelda nagu emotsionaalselt ka veidi low või tekib ärevus ja kõik need muud mitte nii väga toredad asjad, eks ole, et enam ei ole põnev, aga on ärev. Ja kuidas seda siis nagu teistpidi pöörata, on see vastus oli sul juba küsimuses või selles eelnevas, et mingisugune siht või valik tuleb ära teha ja siis hakata seda teed mööda minema, et see ei pea midagi suurt olema, aga kas või teha, see on umbes nagu taastutakse rasketest psühholoogidest traumadest, ei mõelda nagu mingit tohutu suuri eesmärke ja mõtteid ja elu tähendust, sest see on kindel tee jälle frustratsiooni ja muuni. Mõeldaks lihtsalt asju, mis ma täna teen või veel lühemalt, mis ma järgmisena teen. See on nagu, ja siis see aitab kaasa sellele, et on mingi asi vähemasti on selge ja sinna ma siis lähen, eks ole, et pigem seda segadust saab, kui ei ole väga kaugele võimalik mõelda ja tegelikult öeldakse, et üle 6 kuu üldse tavainimene hoomatavalt tulevikku ette ei suuda nagu tajuda, siis tõmmata nagu perspektiiv lühikeseks, on väga tüüpiline ka sportlastel, et kui on jama ja emotsionaalselt low, siis tõmmatakse perspektiiv lühikeseks, öeldakse, et nii, mis ma täna teen. Et hästi nagu teha mingisugunegi valik, mingisugune etteaimatavus aju jaoks ja läheb paremaks. Ja mina olen ka väga selle nagu lühikeste eesmärkide või lühikese nagu perioodi fänn, et ei ole vaja teha nagu plaane siin detsembrikuuks või novembri lõpuks, vaid võtta 3 kuu kaupa maksimaalselt, sest ta on isegi nagu päris palju. Ja minu arust see töötab ülihästi ka. Aga minu järgmine küsimus on täpselt sama küsimus, mida Mari küsib chatis praegu, et kui tekib motivatsioonilangus, see tuju on paha, enam ei jaksa, kuidagi oled väsinud sellest kõigest trennist, elu toob oma mingi keerkäike vahele. Et kuidas siis sellest august või sellest nagu tulla välja, kas anda endale aega puhkuseks või siis ikkagi kuidagi teadlikult minna spordile tagasi. Mis su soovitused ja kogemused siit poolt on öelda? Eks see oleneb, natukene peaks vaatama, et mis see põhjus on, kui see on midagi sellist, nagu sina kirjeldasid, siis ma ütleks, et well done trenni. Aga kui see on midagi sellist, kui ma vaatan siin, loen seda Mari chati, siis mina ütleks, et puhkus. See on kindel puhkus. Ja teha, ja ma ütlen, olla endale kaastundlik. Ühe trenniga ei juhtu mitte midagi sinu võimekusega, et ei juhtu ka 2 trenniga või ka kui nädal aega vahele jätad, et selle saab suhteliselt lihtsalt uuesti üles tõmmata, kui on vaja ja anda endale puhkust, aga mitte oodata, kuni see mööda läheb, vaid pigem teha mingisugune järgmine väike plaan. Okei, täna ei lähen homme või et okei, nüüd on vaja mul 3 päeva puhkust, et leppida, teha nagu mingisugune eelmise jutuga seos, eks ole, teha mingisugune nagu mõistlik plaan. Seda plaani saab ümber vaadata ja kõike muud, aga teha mingisugune plaan.
ja minu ikkagi soovitus on, et ära mine trenni. Ja täitsa ilma süümepiinadeta rahulikult, mitte midagi ei juhtu, seda teevad ka tippsportlased, täitsa okei on. Et see ei ole see ettekujutus sellest, kuidas sporti tehakse, on ikkagi nii minu arust täiesti valesse kohta läinud. No pain, no gain ja muud sellised asjad. No see on jabur, ei ole mõistlik. Ei ole ka tulemuse mõttes mõistlik. Sest ja miks see nii on ka lisaks sellele, et tõenäoliselt oled sa füüsiliselt ka üsna läbi, eks ole. Kui sul vaim on läbi, siis sa tõenäoliselt oled ka füüsiliselt läbi. Siis tulemuslikkus, meil on see keha ja vaim nii palju seotud, et sinu tulemuslikkus on, ma ei tea, erinevad uuringud ütlevad, aga 1/3 kuni pool kohe allpool, eks ole. No mida sa lähed sinna ennast piinama, eks ole. Emotsionaalselt on paha ja kasutegur on ka nulli lähedane. Võta puhka välja ilma suimepiinad, et lepi endaga kokku, et homme lähen teen uuesti või teen järgmise trenni ja täna lähen sõbra juurde ja võtame klaas veini või mis iganes see metoodika parajasti on, eks ole. Täitsa puhkus, kindel variant. Ja mul on kuskil ühest raamatust jäänud üks selline tsitaat meelde, või see mõte, et areng tekib puhates. No see on jah, mina olen seda viitad ilmselt samale, see valem on, tulemus võrdub stress pluss puhkus ja see on see sportlastelt pärit ja kui sa ühe asja valem võrrandist ära võtad, siis see võrrand läheb uppi, eks ole. Kui sa puhkuse ära võtad, siis stressi on palju, aga tulemust ei tule. Et puhkus, muskel ja siin on muskel kasvab magades, ütlevad sportlased. Ja see päriselt kehtib ka. Füsioloogiliselt ka on päriselt. Muskel kasvabki magades. Trennis me tegelikult lõhume musklit. Meil tekivad mikrorebendid. Nii et see, et me tugevamaks lähme, on ainult magades või puhates. Muidugi, kui sa kogu aeg puhkad, siis saab ka liiga palju, eks ole. Just. Sandra siin tsiteerib just Kaspar Taimsood, kes ütleb, et puhkus on tugevatele. Jumala õige. Kaspar Taimsoo teab, millest räägib. Just, nii et mina olen ka tegelikult seda puhkusega kuidagi nagu lubama hakanud seda rohkem, ehk et efektiivne tegutsemine vajab tarka taastumist, see mõte, et ei ole vaja ennast nagu pungestada ja punnitada, kui väga tuju pole või pole sellist jaksu sellel päeval. Kuidas sina, Raimo, sa teed ka inimestega tööd ja teed koolituspäevi pikemaid ja mõnikord peab ka 2-3 päeva järjest. Kuidas sina sellest pikast intensiivsest tööpäevast välja puhkad? Jooksen või sõidan või ujun. Et see on võib-olla natuke ka inimtüübiga seotud. Ma olen nii-öelda testitud introvert ja siis see ikkagi, kui sa oled päev läbi inimestega suhelnud, siis ma õhtul ei taha suhelda. Ma tahan üksi olla ja minu üksi olemise vorm, omamoodi teraapia ongi trenni tegemine. Ja olenemata sellest, kui väsinud ma olen, ma siis ei tee lihtsalt intensiivselt. Ma lähen kas sörgin väga aeglaselt või sõidan väga rahulikult või lihtsalt ujum mõned otsad. Ja seda ma väga soovitan ka teistel, siin on väga palju teadust taga, et kui sul on kõva tagasilöök või suur stress või väsimus või midagi niisugust, siis see on natukene selline, ma ei tea, mis see eesti keeles on, counterintuitive, see on nagu vastupidine tavamõistusele, eks ole, on see, et tegelikult paned ossud jalga ja proovi minna füüsiliselt liikuma, just nimelt füüsiliselt ja teha seda midagi nagu rütmiliselt. Et see on see, mis ütleb kehale, et kuule, on raske küll, aga tegelikult sa oled elus ja liigud ja see maandab kõiki seda ärevust ja jama ja kõik ja veel kord, mitte joosta lõike ja mitte teha nagu tohutud pingutusi, aga lihtsalt rütmiliselt ja rahulikult füüsiliselt liikuda, et see on väga näidustatud ja väga soovitan. Teadus toetab seda igatepidi. Teadus toetab seda, ja mul on ka see teema, et vahel on teed mingid artiklid, kirjutad siin asja, kõik kiilub kinni kuidagi, nagu pole täna see päev. Varem ma olin ikka see, et ei, Signe, sa lubasid, sul on 2 tundi süvenemisblokk, sa istud iga teed valmis. Siis praegu ma panen läpaka kinni, võtan oma koeral traksid peale, lähen teen mingi kõnnikoosoleku ja siis nagu juhtub selle jaoks väga palju asju, et see liikumine on ikkagi lihtsalt nagu nii lihtne vahend, nagu tasuta kõigil käes, aga kõik muskul nagu kaupleb. Ma pole seesugune inimene, see ei sobi mulle. Nii et proovida pigem nagu integreerida. Ja ei, liikumine käib asja juurde, see on seotud, törts teadust, see on seotud rooma ja ajuga või meil on
meil on olemas emotsioonid, aga emotsioonidele eelnevad siuksed asjad nagu afektid ja need saavad siit kuskilt kukla tagant alguse, eks ole, ja need on seotud, füüsiline liikumine on kõige tugevam, söömine, nälg, seks, uni, niisugused nagu füsioloogilised vajadused. Ja noh, põhimõtteliselt on nagu väiksel lapsel, noh, kui selliste füsioloogiliste vajaduste on asjad hästi, siis laps on rõõmus. Ega me selles mõttes täiskasvanud inimestena samamoodi, et esimene asi, kui sul on tuju paha, siis paned ossud jalga, mine jooksma või siis, kui kõht on tühi, mine söö midagi. Lihtne, elu on lihtne ikkagi lõppkokkuvõttes. Me ise oleme selle keeruliseks vahepeal lihtsalt. Just. Aga mul on veel üks küsimus sulle, et kui me räägime, et sa tegelikult väga palju aitab täna siis Eesti neid erinevas tegevusvaldkonna sportlasi nõustada ja nende siukseid nagu mõttemaailma korrastada, et millega täna üldse sportlased peamiselt pahuks siis on või mis neid kõige enam mis nende väljakutsed üldse on sellel teekonnal? Sport, tegevused, eesmärgid, saavutused? Ega suures plaanis samad asjad. Nad muidugi tippspordis kipub olema see teistpidi, et nad treenivad üle, et nad ongi ennast selle külge fiksinud ja see on nende identiteet on väga tugevalt sellega seotud ja nad defineerivad ennast kahetsusväärselt sageli läbi tulemuste. Ja noh, tegelikult on nii, et tippsportlaseks teevad sportlase mitte tulemused, vaid eesmärgid. Aga nad fiksivad ennast selle külge ja siis nad teevad, ma isegi kohanud, et tehakse salatrenne ja et treenerile ei ütle, lähen teen salaja ja ühesõnaga vähe puhkust ja natuke liiga palju muid asju. Ja eks siis on igasuguseid muid spetsiifilisi asju, konkurents, kuidas sellega hakkama saada ja kuidas kohaneda mingisuguste uute olukordadega, uute klubidega, uue keskkonnaga. Täitsa inimlikud ja üsna siuksed tavapärased asjad. Ma arvan, et see ei ole ainult Eesti sportlaste ja tippsportlased täitsa maailma tasemel, maailma karika tasemel mõtlevad samamoodi, et pagan ma seda asja siin teen ja tulemusi ei tule. Ja nii edasi, tulemusi ei tule ja mille poolest nad erinevad, neil on muidugi see tulemusootus on hulka kõrgemal kui enamikel harrastussportlastel. Harrastussportlastel mõnedel on ka tulemusootused väga kõrgel, põhjendamatult kõrgel. Kas ma teen avatuks mikrofoni kõigile osalejatele, et annan teile kohe võimaluse küsida küsimusi, aga ma küsin ühe küsimuse veel, et kui sa nüüd, me rääkisime seal nagu eesmärkidest, nagu seadmisest ja sportlikest eesmärkidest, protsessist, et kas on mingi mõte või olulisuse aspekt, mida sa tahaksid rõhutada sellel teekonnal üldse, et kui räägime nagu spordisaavutustest, eesmärkidest elus üldse, et mis on need mõtted, mida sa võib-olla tahaksid lisada selle tänase teema juurde? Raimo. Mis ma tahaksin lisada? Ja, kas on mõni selline nagu... Ma vaatan praegu chatist, mis siin on kirjutatud, et siin on päris toredaid ja mõistlikke soovitisi. Küsimus, et kas siis ükskõik, mis nendest 4 teha, liikumine, nälg, seks, uni, et kas need aitavad kohe viia? Ei, nad ei aita kohe, ei juhtu mitte midagi, aga nad aitavad seda ülemäärast ärevust või seda nagu emotsiooni lahustada, ütleme siis sedapidi. Et nad ei vii kohe õigesse tundesse ja kõik, aga nad aitavad nagu lahustada seda emotsiooni. Piltlikult öeldes see aktiivne ahviaju või emotsionaalne möllamise aeg on kuskil 10-15 minutit, eks ole. Ja siis ta nagu natuke kipub lahtuma ajaga lihtsalt, eks. Aga kui sa nagu füüsiliselt liigutad, siis see lahtub natuke paremini ja kiiremini. Et seda teevad kõik tippsportlased, et sõidavad peale või jooksevad peale või teevad midagi. Ja liikumine teeb pea selgeks, no teebki. Eriti rütmiline liikumine. Nagu põmp. Ja. Just.
Ja see võib-olla selle nagu spordialade nagu vaheldumise aspekt on ka, et kui sul tõesti üks, ma tean, väga paljudele ei sobi jooksmine üldse. Kui see jooksmine tõesti ei sobi, siis on nagu nii palju alternatiive. Mina näiteks hakkasin 2 aastat tagasi golfi mängima ja mõtlesin ka, et golf on inimestele, kes ei jaksa rattaga sõita ja joosta ei oska ja mida kõike üldse on ja siis golf on nagu, esiteks ta on väga nagu vastupidavuse ala, ta on väga tehniline Just ala. nimelt. Ja mida golf mulle õpetama on tulnud, ainult ühte asja, Signe, kui sul on aega keskenduda golfilöögile ja oma elus oma tähtsatele fookuskohtadele, on tulemus alati olemas. Ja kui sa võtad selle golfikepi kätte ja mõtled, mul on tegemata see e-mail või see hinnapakkumine, siis sul on hea, kui sa saad pallile pihta, et golf on ka väga kihvt spordiala tõesti. No mida iganes võib teha jah, et ega kõndimine ja kõik siuksed asjad. No, mina eelistaks muidugi asi, mis oleks füüsiline liikumine, aga samas ma ei tea spordiala, kus füüsiline liikumine poleks oluline, et sa oleksid nagu füüsiliselt vormis ja tähelepanu võime anyway, et igasugused asjad, mis iganes sobib. Aga üks nõuanne on küll, et kui sa otsustad midagi teha, siis lepi endaga kokku, et sa seda teed 2 kuni 3 kuud ja siis lõpetad ära, kui ei meeldi. Asi on selles, et me muidu on jah, nagu liblikas, hüppad ühelt õiet teisele ja või käisin jooksmas juba, ei, see mulle ei sobi. No muidugi, kui sa 1 korra käid või 2 korda käid või 2 nädalat käid, sa ei jõua neid vilju nagu ära oodata, eks ole, see on mis tahes spordialaga, et lepi kokku, et käid 3 kuud ja siis tee uus otsus, et muidu jah, on natuke vara hüppad minema ja siis frustreerud natuke vara, jah. See on hästi põnev, ma käisin eile hommikul just ujumas ja minu üks ujumiskaaslane seal riietusruumis ütleb hommikul, et Signe, et sa oled nii tubli, et sa oled kõik trennid kohal, et sa ikkagi nagu päriselt võtad seda asja. Mõtlesin, et jaa, ma võtsin vastu otsuse, et ma teen triatloni ja see tähendab, et ma käin 2 korda nädalas kokkulepitud aega trenni tegemas. Aga ilmselt siis nagu kõik ei jää püsima, et alustavad küll, aga katkestavad mingi hetk. See probleem on selles, et tehakse küll justkui niisugune poolik otsus, et ma hakkan trennis käima. Ja siis iga trenn kaalutletakse, kas ma täna lähen, ei lähe. Aga sellega sa oled juba tagaukse avanud. Ja tõenäoliselt sa teda tagaukst ka päris palju kasutad. Aga mõistlik on teha see otsus 1 korra. Üks kord ma käin 3 korda nädalas trennis ja detailideni hommikul kella sellest selleni või õhtul sellest selleni, kolmapäeval, reedel ja panna kirja ja kalendrisse, nagu sa ütlesid, et sa paned spordiasjad esimesena. Et teha see otsus 1 kord. Ja mitte iga kord hakata kaaluma, et kas ma täna lähen, ei lähe, mis päev täna on. No täna on nagu reede ja üldse, ma ei tea, mis ma siin ikka nädala lõpp ja äkki puhkan. Aga see ei ole nagu, siis sa ei ole seda valikut tegelikult teinud, sa ei ole otsust teinud. Eks. Proovi teha 1 kord, 3 kuud, 3 kord nädalas teen. See on tegelikult nii väiksed sammud. Nii ma vaatan. Jah, eks ma lugesin viimati Andra Kassi eluloo raamatut ja seal ma näen, kuidas see sportlik tulemus või selle eesmärgi saavutamine on seotud lihtsalt natuke nagu tuima rutiinse tegevuse tegemisega. Nii et jah, aga küsimus Sandralt, et kuidas läheneda inimesele, kes on korduvalt ebaõnnestunud, mitte ainult spordis, vaid ka elus üldiselt ja uuesti proovida ei julge. Kuidas tema uuesti ree peale saaks? Võta kaasa. Kuhu? Võta kaasa. No kus sa lähed? Teeme kerge sörgi, tule kaasa. Töödes nagu sinu mõte on mitte esimene asi. Asi, mida mitte teha, on hakata teda veenma. Jumala eest ärge hakake veenma. Te lähete risti vastu inimeste uskumustega, kuvandiga iseendast ja see on nagu tupik tee, eks ole. Neid on nii, jutuga seda ei võta, eks ole. Ainuke viis, kuidas saada tegema, on saada inimene katsetama ehk proovi alandada künnist, tee see hästi lihtsaks. Tee hästi lihtsaks, kutsuda kõndima kaasa alustuseks. Hakake käima kõndimas, aga just siin on 2 momenti, et alustada hästi lihtsast ja mitte öelda teile, et nüüd me lähme sporti tegema. Me ei lähe sporti tegema, me lähme, kuule, tule kaasa, lähme kõnnime, mul on sulle üks jutt. Või tule kaasa, lähme teeme, ma ei tea, kui ta on juba ikkagi nagu natuke jookseb, siis teeme üks, ma ei tea, 3 kuni 5 kilti ja kuule, mul on üks jutt sulle, räägime. Aga teeme nagu mingi kerges jookseme nats, et sa ei lähe nagu mingis mõttes petad teda ära või te ei lähe sporti tegema.
aga see kaasavõtmine on see, mis esimese hooga nagu aitab. Et natukene aidata tal niimoodi seda tekitada tunnet, et kuule, ma ikkagi nagu täitsa 5 kilti jooksin ära ja näed, ei surnud ära ja täitsa okei on. Märkamatult, eks ole. Ja üksi ta tõenäoliselt esimese hooga seda tegema ei hakka. Selleks tal peab olema mingi väga hea põhjus, aga kui enesekuvand on ikkagi nagu, et ma ei saa sellega hakkama või ma olen ebaõnnestuja, siis ei ta lähe seda tegema. Ta küll räägib, et peaks minema, aga tegelikult vist ei lähe ikka. Kutsu kaasa, Sandra. Aga küsimus niipidi, et kui Sandra küsib, et ta on sport nagu mitte ainult spordis, vaid ka elus üldiselt, kui sul on nagu võib-olla nagu eesmärk, et kuidas siis nagu utsitada või innustada vaata inimesi ka nagu julgemalt mingisuguseid julgemaid samme ette võtta või nagu selliseid suuremaid nagu ampse võib-olla, äkki see mõte ka? Mina utsitaks neid mitte võtma suuremaid ampse, vaid just väiksemaid ampse. Ikkagi küsimus on liikuma saamises ja see ei käi suuremate eesmärkide või sihtide seadmisega, see käib sellega, et kuule, jube lihtne on, täna on täitsa okei ilm, kuule, lähme teeme midagi. Et teha nagu läbi väikeste, täiskasvanud inimene õpib läbi enda edukogemuse. Ülejäänud jutud kõik on väga toredad, aga kahjuks päris elu ja teadus ei toeta seda. Ehk siis kuidas on saada teda liikuma ja mitte nagu proovida rääkimisega liiga palju, et ma ütlen, see on nagu tupiktee minu arust. Et samamoodi saada katsetama, eesmärk on saada ta katsetama. Lihtne asi, teeme ühe korra, proovime nädal, vaatame, ma käin sinuga kaasas, mul on sulle huvitav mõte, räägime. Just sellise nagu ka spordi mõttes on tõestatult konkurentsitud kõige enam mõjusam motivatsioonipakett on kaaslasega kokkulepe, seda on uuritud. Et muus elus natuke keerulisem, et kõike päris koos ei saa teha, eks. Kas kellelgi on veel mõni küsimus, mida julgeb ka niimoodi mõnusalt ekraani kavatult ja mikrofoni kavatult küsida, olge julged. Ja Kristina ütleb, et talle meeldis raamat Tugev aju, siis see raamat on laua peal siin täitsa olemas. Ja siin tegelikult tuleb mängu ka see, et sport annab nii palju sellist vaimset tugevust ja eemaldab stressi ära ja aeg-ajalt teha ka selliseid kõrge pulsiga asju, hiidtrenne ja kõike muid. Nii et mina ütleks ka, et see raamat andis hoopis teistsuguse tähenduse. Ja mida me võib-olla ka rääkisime Sandraga seal triatloni laagris on see ikkagi, et me võtame nagu nii lihtsalt ja iseenesest mõistetavalt, et ma saan minna jooksma ja ma saan liikuda, aga kõik inimesed tegelikult ei saa. Et ühelt poolt mõelda ka läbi niisuguse nagu tänutunde, et mul on täna võimalus tõesti olla siin, ma ei tea, metsarajal kell 10 hommikul ja teha sporti. Et see annab teistsuguse tähenduse hoopis selle tegemisele ja mõttele. Täitsa nõus. Tuleb aru saada, et me oleme ikkagi õnnelikud inimesed, kui nüüd niimoodi pateetiliselt öelda. Tegelikult oleme ka. Ükskõik mis mõttes. Kas spordi mõttes või päevakajalistel teemadel mõeldes kuskil inimesed reaalselt surevad praegu. Et meil on ikka palju paremini läinud praegu. Raimo, aga üks mu viimane küsimus endalt, et kui oluline tegelikult on, sa ütlesid, et sa käisid ka Harkujärve jooksul ja lähed homme kuhugi Rapla jooksule ja kui oluline aeg-ajalt ennast sinna nii-öelda külavõistlusele kirja panna ja võistelda üldse, et mida see tegelikult annab nagu kaudses mõttes elule ja muudele eesmärkide tegemiste juurde või see tegelikult on lihtsalt sportlik lähenemisviis? Ei, ikka annab. Kui võistlusi poleks, siis ma võib-olla ei teeks seda niimoodi. Või mitte võib-olla, isegi kindlasti, sest see on midagi, ma ütlen, et esiteks on vaatad enda suguseid, mis on tore, eks ole, minusuguseid on palju. See on nagu kuuluvustunne ja kuuluvusvajadus, inimese üks põhivajadusi. Aga teiseks on see, et ikkagi see enda mingisugune nagu proovile panek või mingisugune pingutuse tunne, et ega see tõest väga kaugel ei ole, kui sa siin alguses rääkisid adrenaliinilaksust ja tegelikult on see dopamiin, mis meil siin niimoodi motivatsioonimolekul paneb. Ja see on kihvt tunne ja seda tunnet, nii-öelda külavõistlus, et aeg-ajalt ka ütleme õnnestumine ja ikkagi ega me ei saa ju peita, me tahame ikkagi teistest paremat ka olla.
see on lihtsalt, kui me selle nagu esimeseks asjaks seame, siis see on kahjulik, aga minu arust on ikkagi väga tore tunne, kui ikkagi mõnest oled selle parem. Ja jooksed ja teed ja külavõistlusel on seda tunnet natuke lihtsam kogeda kui, ma ei tea, Eesti meistrivõistlustel. Ja see tekitab motti, minu arust see on väga tore, väga tore. Aga ikkagi, ja vist kõige suurem on ikkagi kuuluvustunne. Praegu mõtlen, miks ma sinna homme lähen. Aga ikkagi kellestki oled parem ja täitsa hea, näed, liigun ja jalad kerivad ja lähed ühest mööda ja teisest mööda. Väga tore on. Iga kord, kui ma olen seal Tartu maratonis, USA maratoni stardis tuleb see Tartu maratoni muusika ja sellega kõhus hakkab mööda keerama, miks ma siin olen, tuiskab ja mingit löga tuleb alla. Miks ma siin jälle stardis olen? Aga kui sa saad selle nagu paaristõuke käima, siis tegelikult on see nagu, enam ei mõtle selle peale, vaid hakkad pigem nagu lihtsalt kulgema ja nii ta läheb. Aga seal on, ma korra lihtsalt ütlen, et kui kellelgi hakkab kõhus keerama, see on väga positiivne, sest kõht lülitub välja meil. Kõht lülitab tegevuse välja, sul ei ole ära jooksmiseks kõhtu vaja piltlikult öeldes. Ja füsioloogiliselt see ongi see nii-öelda liblikat kõhust tunne. Aga siis see mõte, mida mõelda on, et väga kihvt keha valmistub pingutuseks. Ja see tekitad nagu põnev, see on põnev, mis mind ees ootab. Pulss on üleval samamoodi, aga see on põnev. See ei ole ärevus. Et keha valmistub pingutuseks, väga kihvt, varsti kohe tuleb see, mis see muusika on. Teate küll see. Mis iganes ta on, jah. Aga selle triatloniga mul on praegu selline tunne, et ma nagu teen trenni ja on mõnus olla ja mul on vahel selline nagu nii põnev olla, et ma mõtlen, et kas mul on nagu mingi, ma ei tea, uus auto või uus kleit kuskil, aga tegelikult ei ole, vaid tegelikult on lihtsalt põnevus see, et ma treenin triatloniks. See tekitab mulle nii hea enesetundega, ma kardan äkki see on nagu tugev dopamiini laks juba nagu ette või? Mis see on siis? Mis tekitab mulle sellise nagu nii ärev, nagu heas mõttes? See on põnevus. Ja, see on põnevus, see ongi dopamiin. Dopamiin kõige lihtsamal moel on naudingu ootus. Ja see nauding reeglina ei ole sama, mida sa ootad, on ju. Kahjuks on ta madalam, aga naudingu ootus ongi dopamiini laks. Ja see on, minu arust on tore. Füsioloogiliselt samasugune nähtus nagu ärevus, pulss on üleval ja võib ka külm higi otsa ees olla, aga tunne on põnev. Ma vaatan, et Marianne küsib, et köidab triatlon, aga ujuda ei oska, kas on mingi võimalus, kus ujumist ei ole vaja, on olemas sellised asjad nagu duatlonid. Neid väga palju ei ole, aga seal on ratas ja jooks. Üks oli just jõulumäel, üks tuleb, ma tean, sügisel on Saaremaal. Aga niisuguseid regulaarseid võistluseid ma väga ei tea. Aga sa võid eraldi käia ratast ja jooksu. Rattavõistluseid on küll ja jooksuvõistluseid on vist veel rohkem. Aga ma võin sulle, Marianne, öelda, et mina hakkasin ka ujumist õppima alles eelmise aasta detsembris ja minu sõber tituleeris minu ujumisoskuse käsi veepalluri krooliks ja natuke uhpumaks konnaks. Nii et aga täna ma juba nagu oskan krooli ujuda, ma võin öelda. Aga see on olnud pikk ja keeruline protsess selles mõttes. Väga palju tuleb trennis koju, head pisar maha ja hakka voolama, sest sa lihtsalt ei saa asjale pihta ja ei liigu edasi ja tuleb igalt poolt vesi sisse. Nii et aga see on väga-väga põnev olnud. Nii et kutsun uusi spordialasid õppima kohe kindlasti. Seda kutsutakse pettumuste org, on täitsa termin. Kus sa tükk aega punnid ja paned aega energiat sisse ja ootad, et tulemus läheks lineaarselt. Aga tegelikult on see nagu hokikepi efekt, kuni tuleb see murdepunkt ja siis läheb kiiresti. Nii et selle asja nimi on see paunake on seal pettumuste org, et see käib iga asja juurde, iga uue asja juurde. Ja ütleme, et minu tähelepanek on ka see, et paljud sellest orust ei tule roni välja, vaid nad ütlevadki, et see pole ja lõpetavad ära. Ma pole seesugune inimene, mis sul viga on ja sa oled nii julge, ja ma mõtlengi, et seal tekib see segaduse koht võib-olla ka, et kus on siis nagu, et kas minna edasi, kas tasub üldse investeerida aega, mis iganes nii-öelda. Aga mina ütleks selle kohta, et ja eks siin on küsimus veel, kuidas suhtuda sellesse, kui endale eesmärki või võrdluse momendi teed iseendaga, näiteks eilse seisuga või üleeilse seisuga või eelmise aastaga näiteks? No ikka. Minu arust väga mõistlik ja mina teen ka niimoodi. Ma lähen, kui me see triatloni räägime, siis augustis on see poolik, siis minu eesmärk on alla 5 tunni teha, et ma eelmine kord tegin mingi 5:05 või midagi sellist ja
ikka iseendaga võrreldes, aga ma ei fiksi ennast sinna nagu, kui ma alla 5 ei tee, siis ma suren maha, et ma pigem mõtlen ikka nende tegevuste peale, mis nagu mind edasi viivad, et mis see tulemus tuleb, eks siis näis, aga kokkuvõttes võiks tulla alla 5. Umbes siuke mõte. Ikka iseendaga, eilsega, eelmise korraga. Ja tõsiasi on muidugi see siinkohal, ma pean ütlema, et mingis vanuses ja mingis kohas saabub see hetk, kus sa enam paremaks ka ei lähe. Et sellega peab leppima, aga see on täitsa okei. Mina päris mitme koha peal olen juba sinna jõudnud. Ma mitte kunagi ei jookse nii kiiresti, kui ma jooksin 18 aastaselt. See on ilmselge, eks. Paraku see nii on, jah. Ja mina lähen tegema esimest korda triatlonit 7. augustil ja ma leppisin kokku, et ma ei sea endale esimeseks korraks mitte ühtegi ajalist eesmärki, punkt. Ainuke eesmärk on ka võimalikult palju seda protsessi, kuidas saab üldse nagu nautida ja teha seda nagu heas feelingus. Ja ma leppisin kokku, et ma teen seda järgnevatel aastatel ka ja siis liigun edasi ajalise limiidi nagu eesmärki suunas. Ideaalne treenitav. Sinu treener on sinu üle rõõmus, ma arvan. Ja, kuigi ma olen ka, võtan õhtul Strava lahti, vaatad appikene, kui palju kõik trenni teevad. Issake, ta tegi, ma ei tea, nagu juhus 100 meetrit, 1.30. Kuidas mina sain hakata? Ei võrdle, Signe, tee oma asja, sina oled hoopis teistsugune inimene. Nii et sport on õpetanud mind ka vähem võrdlema üldse inimeste ja protsesside ja kõige muuga, nii et oma fookus, oma teekond ja elu on palju lihtsam selle võrra. Nõus. Nii, kuidas hoida tagasi vanast peaspordiga alustaja, kes noorena ei teinud hullu entusiasmi ja trenni hullus? Ei tea. Mul ei ole vastust. Ma olen selle peale mõelnud, sest ma olen ka selles vanuses või ühesõnaga ma ju näen neid iga päev, mitte iga päev, aga võistlustel ja ikkagi paljud harrastajad teevad täitsa tippspordi tasemel, teevad trenni ja seal mahud on, ma ei tea, 30 tundi nädalas või 25-30 tundi, see on tippsport, eks ole. See on täitsa hullumeelne ja minul sellele vastust ei ole. Mina kurvastuseks pean ütlema midagi sellist, et tõenäoliselt see lõpeb meditsiinilise jamaga. Ühel või teisel moel, kas suur vigastus või mentaalne või midagi sellist, eks ole. Ja siis tuleb äkki mõistus pähe, et on ka räägitud igasuguseid, et ütle siis ja proovi kõrvalt kuidagi, aga ma arvan, et see ei toimi ja teine asi, mis kui toimib, siis peab keegi väga lähedane. Kodus naine ütleb, et nii aitab küll. Või mees ütleb, et aitab küll, et lõpeta ära see segadus. Et siis võib olla, aga mingisugust siukest mõistuse häält ei ole mina näinud selle koha peal. Ja, kuidas lapsed ja noored liikuma meelitada? Mina ütleks selle kohta, et lapsed saab liikuma hästi läbi, kui sa ise liigud. Ma kuulsin eeskuju, ja mul on 2 tütart, kes on kasvanud koos 2 sportlasest vanemaga ja nad on täna väga, sport on nende eluviisi osa ja ei ole üldse on suureks eeskujuks meilegi, nii et läbi eeskuju ja ma kuulsin ühte ema rääkimas, laps saab kogu aeg komme ja üldse ei liigu ja nagu sporti ei tee, et ma mõtlesin, mine rattaga sõitma ja siis ta nagu kirus, siis ma küsisin lõpuks, et kas sa ise teed sporti? Mul pole aega, mul on nii palju tööd ja kodutoimetamised ja 3 last ja mis kõik, mis sa siis tahad ka? Täpselt see vastus, mida ma oleks ka öelnud. Aga mina ütleks selle kohta, et nüüd on küll aeg tänaseks täis ja Raimo, sa võid paari sõnaga mainida, mis on sinu e-kursus, mille me täna välja loosime? Selle nimi on psühholoogiliselt tugev ja enesekindel sina ja seal on erinevatest tükkidest loengud, podcastid, lugemist, on motivatsioonist, tagasilöökidest, emotsioonide kontrollist, psühholoogilisest tugevusest, ühesõnaga 6 peatükki erinevatel teemadel, et jah, niisugune asi, väga tore asi on. Ma ise olen uhke selle üle. Väga hea. Ja mina panen siis välja eduka enesejuhtimise e-kursuse, millega tuleb siis kaasa ka olen iseenda bossi 100 päeva fookuse märkmik
ja ma teen tegelikult nii, et mina hakkan siit ketrama ja siis Raimo, sina ütle mulle mingi hetk, vaata aknast välja ja ütle mulle siis stopp ja vaatame, kelle juurde siis kriipsuke jääb ja see mu hiireke jääb nii-öelda ja siis tema saab esmalt sinu kursuse ja siis lause minu kursuse välja. Nii, palun, läks käima. Stopp. Kohe esimene. Ei ole esimene. Vot siin on nüüd see, et GGG iPhone. Kas keegi oskab täna öelda, kes on selle GGG iPhone'i taga? Kas ta täna on nüüd see siin? Kirjuta chatti, tee häält. Kui kohal ei ole, siis tuleb uuesti loosida. Ja. Nii vaatame. GGG iPhone 943 segadus võib tulla ka teadmatusest. Alustab juttu. Nii vaatame. Vastust ei tule. Vot, nii vaatame. Grete Kaim. Gretekene. Tšau. Nii. No väga tore. Grete e-mail on mul olemas. Ma registreerin su ära ja siis saad Kas Gretel kursusele. Kursust ei ole sellist kursust, jah? Väga hea. Nii, aga siis on nüüd nii, et Raimo siis ütle siis uuesti veel kord stopp ja siis ma lähen sealt Grete juures nii-öelda edasi, siis on nagu oleks nii-öelda nagu ausam, eks ole. Nii, läks liikuma. Nüüd. Nii, ja Marianne Kala saab siis minu kursuse koos olen iseenda bossi märkmikuga. Nii, et ole hea, Marianne, kirjuta mulle siis signe@signeventsel.ee oma telefon ja kuhu pokiauti panen. Nii, et mina ütleks selle kohta oli ülimalt kihvt hommikupoolik. Raimo, suured tänud sulle, väga palju häid mõtteid oli ja ma isegi võtsin kaasa mitu märksõna siit, aga naudingu ootus on siuke, mille ma siis kinni püüdsin. See naudingu ootus on mul täiega praegu, nii et ei ole uut autot ega uut kleiti kapis, vaid on lihtsalt triatloniks treenimise naudingu ootus. Nii et head liikumist, head sportimist ja äget nädalavahetust ja oleme tugevamad kui meie vabandused ja oleme targad taastujad ka. Nii et suured tänud ja kohtumiseni siis spordirajal ja ärge unustage naeratama spordirajal. Kõike head nägemist!